aitäh. Et me tähistame oma aastast sünnipäeva. See sünnipäev on tegelikult niimoodi, et inimesed, kes meid võib-olla esimesest osast alates on kuulanud, mõtlevad, et me oleme natukene varajased. Tegelikult see sünnipäev peaks olema 21. juunil või millal jaanipäev on vist 21? 24. 24 juuni peaks see sünnipäev olema. Nüüd me ei saa ära lõigata, vaata seda viga. Me mõtlesime, et jaanipäeval hakata konkureerivat üritust tegema oleks nagu ääretult halb. Et teeme siis sellel päeval, millal me salvestasime oma esimese podcasti, kui me esimest korda maha istusime ja selle salvestuse ära tegime. Aga see oli esmaspäev, see on 12. Nii et me siis võtsime laupäeva ja oleme täna siin. Ja mul on tegelikult see vestlus alles, mida ma sinuga pidasin vahetult enne, kui me salvestama hakkasime, või see nagu see üleskutse, et kuule, Jim, teeme podcasti, aga sa tahad seda, ma loen seda sulle ette. Palun. Mis sa siis mõtlesid? Sa pead need valikuse hetked, kui ma oma telefoni välja võtan ära täitma. Või siis vahel mina teatritaustaga inimesena olen küll kuulnud paljusid inimesi ütlemas, et vahel on väga huvitav lihtsalt vaadata inimest tegutsemas. Ei ole vaja kogu aeg pläkutada, teksti anda, kui sa saad lihtsalt näha, kuidas inimene on. See ongi see teatrivõlu, sa lihtsalt näed seda naturaalset päris inimest mõtlemas omi mõtteid, vahtimas oma ekraani. Proovime. Sa juba leidsid? Ma mõtlen, kui kaua me mind vaatame. See oli 20.05.2016 kell 1.25 öösel. Ma olin just tulnud lennuki pealt. Ma tulin Brüsselist, kus ma olin kuulanud umbes 8 tundi järjest podcast'e. See oli peamiselt seetõttu, et lennuk hilines ja ma pidin lennujaama minema ja kõik see võttis juba kaua aega ja hommikul kuulasin. Ja siis ma kirjutasin Jimile niimoodi, et tahaks õudselt mingit podcasti teha, aga ma ei tea millest ja kuidas. Aga ma kujutan ette, et sinuga oleks põnev podcasti teha. See oli kontekstina, ega me siis nagu nii lähedased sõbrad ei olnud, me olime niimoodi sõbralikud sõbrad, eks ole. Meil juba lavakujundus laguneb, aga rikut loo ära. See on tegelikult seotud kontseptsiooniga. Tänase õhtu teemaga. See on siis naljakam, kui see teema tuleb avalikuks. Ja sina vastasid mulle, ma olen sulle sellega ette. Ma olen ka pikalt podcasti mõtteid mõlgutanud. Issand jumal. Kui seda niimoodi laed, see teeb millest väga imeliku mulje. Nagu ma oleks mingis elevandiluus tornis sumete käes oleks kirjutanud papüürusele vastuse saadud kaarnaga sinu poole tööle. Mina ei ole näinud. Minagi olen mõtisklenud aega taskuhäälingu tegemisest. Ma võtsin selleks kaaslas. Las ma lihtsalt loen, mina ei ole näinud. Ma olen ka pikalt. Ei, ära, vaata, see ongi see, et sa paned mingi suhte sinna sisse ja siis sa nagu teed must mingi karikatuuri. Lihtsalt loe seda lihtsalt neutraalselt, nagu sa loeksid mingit teleka manuaali. Ma loengi niimoodi. Ma olen ka pikalt podcasti mõtteid mõlgutanud, aga need tunduvad juba lõpuks juba ette väsitavad. Ma kardan rutiini, mis sellega kaasneb. Mingi kahtlus on, et esimeseks 2-3 osaks jätkuks ideid ja hoogu, aga edasi läheb lohisema. Mis teemadest sa üldse mõelnud oled, oli sinu küsimus. Ja siis mul on mingi hästi pikk tekst, mida ma viitsisin ette lugeda, kus ma ütlesin lihtsalt, et ma ei tea. Põhimõtteliselt, et mingisugused teaduse tehnikaga, need on kuidagi väga ilmselged, igavad, et võiks mingi teatrist rääkida, aga ma ei tea, mida. Sõnaga mingisugune mula, et siis me nagu väga ei teadnud, millest me rääkima hakkame. Esimene saade meil tegelikult niimoodi välja tuligi, et me kohtusime, panime mikrofonid käima, hakkasime rääkima. Ja siis sai esimene saade tehtud, et tegelikult enam-vähem kõik need saated on niimoodi läinud, et me väga palju ettevalmistanud ei ole. Aga see oli nii naljakas, et